Tere! Nagu näha, siis toimub minu toas üks suur segadus ning ma olen otsustanud, et seda segadust ma enne ära ei korista, kui lõputöö on valmis. Ehk siis, nagu segadusest näha, olen otsinud välja kõik vanad materjalid, mida on kogunenud 3 aasta jooksul. Ning mõtlen, et jumal tänatud, et ma ikka need ikka ära sorteerisin ja kaustadesse panin ning ainete kaupa vähemalt leian üles materjalid, mida mul vaja on. Kuid siiski tunnen praegu, et kasutan mitte seda materjali, mida me oleme loengust läbi võtnud, vaid pigem olen otsinud uusi, proovinud leida uusi allikaid, mis võib-olla on ka minu mõnes mõttes viga, et ma võiksin kasutada neid teadmisi, mis mul juba tegelikult on. Ja mõnevõrra ma ka kasutan. Aga mulle tundub, et nagu ma peaksin hakkama leiutama jalgratast hetkel selle bakatööga, mis võib-olla ei ole niivõrd hea suhtumine. Hetkel olen kirjutanud siis, ütleme 6 osast 4 olen kirjutanud midagi. Et ma ei ole lõplikult rahul mitte ühegi osaga, kuid mul on nad niimoodi, et 85% on valmis ning siis veel lõplikult vaatan üle ja lisan siis sinna. Kas teen siis sissejuhatusi, kokkuvõtteid, et töö tunduks terviklik. Kohe alguses ma tunnen, ma veetsin liiga palju aega sellele, et otsida seda nii-öelda punast joont, mida meile rõhutati ning ma tõesti, mul läks, ma arvan, üks nädal aega kindlasti, et ma isegi ei suutnud kirjutama hakata, sest ma mõtlesin, et see punane joon on nii tähtis. Kuid siis ma otsustasin, et peab lihtsalt kirjutama hakkama ja küll see joon ka siis sealt välja tuleb, et natukene lihtsalt kaasa mõelda ning seostada ja otsida ideid siis töödest, mida ma juba olen kirjutanud. Hetkel on selline väga stressis olemine, et õhtuti magama ei saa jääda, kuna mõtlen ainult töö peale ja tulevad ideed, mõtlen, et peaks äkki voodist välja hüppama ja siis neid üles kirjutama, et võib-olla hommikul enam ei ole meeles. Ning vahepeal on selline tunne, et ei jõua ja kui ma mõtlen selle peale, et ei jõua, siis läheb kohe süda pahaks ja stressist tuleb okserefleks. Et sellist stressi ma ei mäleta, et ma oleksin tundnud varem, kuid ma arvan, et see kõik õpetab ja annab kogemuse, kuidas toime tulla selle ajaga ja selle tööga, mis meile on antud. Praegu veel õnneks aega on ja üritan jõudsalt edasi liikuda, mitte seista ühe punkti peal liialt kaua, mida ma praegu olen teinud, näiteks 2 päeva lihtsalt olen otsinud seda teooriat, mida võiks androgoogika praktika kogukonnale tagasi anda, seda uudsust. Ning see on, ma tunnen, et ma olen raisanud 2 päeva lihtsalt guugeldamisele ja artiklite lugemisele ning mitte mingisugust tulemust seal ei ole olnud. Et ma olen otsustanud liikuda edasi ning pärast tulla siis selle ülesande juurde tagasi, et mitte jääda toppama ühe asja juurde. Jah, jõudsat edasiminekut siis mulle. Praegu on motivatsioon täiesti maas. Ma tunnen, et ma ei suuda ja ma ei taha. Ja ma rohkem vingun, kuidas ma ei saa selle asemel, et tegelikult teha. Mul on kuidagi nii kinni jäänud, et raske on edasi liikuda. Praegu on töö juures ka nii kiire, et ma lihtsalt, kuna mul läheb nii kaua aega keskendumiseks, siis mul ei ole sellest abi, kui mul on 3 või 4 tundi päevas vaba aega sellega tegeleda. Ma nüüd juba küsisin talt
vabaks ennast mõned päevad, et ma saaksin ennast järje peale. Ja pean välja mõtlema, kuidas oma motivatsioon tagasi saada. Siin on siis kõik need raamatud, mida ma peaaegu kõik olen läbi vaadanud. Tänase seisuga on töö valmis. Homme on vaja see ära viia, nii et ma olen täiesti õigeaegselt jõudnud oma asjadega valmis. Viimane asi saab siis olema selle sama video kokkupanemine ning veebilehele üles panemine. Ma olen valmis seda ka kaitsma juba, kuigi presentatsioon veel ei ole valmis, aga ma olen mõelnud, mismoodi ma seda teha võiksin. Selle baka tööprotsess oli keeruline mingis mõttes. Või alguses keeruline, keskel oli keeruline ja lõpus tegelikult enam nii keeruline ei olnud. Nagu ikka öeldakse, protsessis on raske, kuid hiljem vaatad tagasi ja mõtled, et tegelikult ei olnud see midagi hullu. Ja kui vähegi keskendud, siis kõik on võimalik.